tuli selline klient, kellel oli paberi peale kirjutatud kõik oma 100 sümptomit. Ütleme, et nagu mitte päris 100, aga sa saad aru, mida ma mõtlen. Ehk siis list oli suur. Mis kõik on. Ja et tahaks siis nendele teada juurpõhjust. Siis ma vaatan otsa, et asi ei ole nendes sümptomites. Üldse ei ole asi. Ma vaatan talle otsa ja ma saan aru, et asi ei ole sümptomites. Asi on millegis muus palju sügavamas. Ja kui ma hakkasin vaatama siis tema 100 sümptomite nii-öelda juurpõhjusesse, ehk siis seda tõekoodi, mis seal siis tegelikult on, siis kõige olulisem asi oli see, et tal puudus hingeühendus iseendaga. Ja see oli siis nii-öelda varases lapsepõlves hästi oluline vanus 3-5. See on, ma ütleks, et see on nagu elumuutev vanus, mis selles vanuses sinuga toimub. Ja vanuses 3-5 katkes hingeühendus tal iseendaga, sellepärast, et see suretati maha. Suretati maha, põletati maha, vaigistati, elimineeriti. Üldiselt toimub see vanemate poolt. Ühiskond on ka selles mõttes, et ühiskond mõjutab vanemaid ja vanemad teevad otsuseid ühiskonna loodud normidele vastavalt, on ju. Ja vanemad siis kuulatuvad sellele ühiskonna normaalsusele, mida teised teevad ja mis on siis nii-öelda eetiline või siis nagu normidele vastav. Mis on välja kujunenud, ütleme siis nii. Ja vanemad tihtilugu ka ei kuula enda sisetunnet ja lähevad nii-öelda massiga kaasa. Ja hakkavad siis oma lapsi nii-öelda kasutama selle järgi, mida ühiskond ütleb. On ju? Sa tead neid õpetusi. Ole vaikne vagur, ära sega, ole kuss, sa pead nii tegema, sest mina ütlen ja la ja nii edasi. On ju? Igal vanemal on see võib-olla suhtes teistsugusem, aga sa saad pointist aru, mida ma siin praegu mõtlen. Nii. Ja kui nüüd varajases lapsepõlves last selliselt nagu korrutada talle neid asju, siis tal hakkab iseendasse uskumast. Ja ta hakkab valima sind iseenda aseme, et mitte jääda armastusest ilma, et mitte jääda kuuluvusest ilma. Et mitte tunda seda, et ma ei ole oluline. Ja nüüd ta paneb iseenda nii-öelda nurka. Ja paljudel lastel, kui ma olen vaadanud, ehk siis need, kes on minu teraapiaruumi sattunud, minu sessioonidele, selgelt nägemise sessioonidele sattunud, siis paljudel on ära katkenud hingeühendus iseendaga. Ja nad ongi seal 50+, 60+, ja nad ei tea, kes nad on, mis nad on ja miks nad üldse siin on. Ja mis see elu mõte on ja ma ei saa aru, miks ma siin olen või mida ma siin üldse tegema pean. Ja täielik tunnetus iseendaga puudub, kontakt iseendaga puudub, hingeühendus iseendaga puudub. Ja kui ma vaatan sinna sisse, siis seal tavaliselt lapsepõlves on toimunud midagi sellist, mis on selle hingeühenduse ära lõiganud. Seal võivad olla erinevad olukorrad. Ja kui sa oled nüüd sellises kohas oma elus, kus sa tunnedki, et midagi on valesti, sul puudub kontakt iseendaga, siis see ei ole üldiselt juhus. Ja minu juurde sattunud viimasel ajal eriti on väga suure potentsiaaliga inimesed, väga suure hingeenergiaga inimesed, kellel on nagu metsik potentsiaal. Võikski öelda põhimõtteliselt viimasel ajal eriti on mu juurde sattunud inimesed, kes on ise selgelt nägijad. Aga see anne või see suur potentsiaal, see suur hingeenergia, millega nad siia tulid, see on lukku keeratud, ära suretatud. On ju, vanemate poolt, kes on siis kuulanud ühiskonda. Aga nad on kogu aeg terve elu tundnud, et midagi on valesti. Ma elan, aga ma ei ela. Ma teen asju, aga need ei ole nagu minu. Nagu midagi on puudu, midagi on valesti. Midagi on mäda. Ma ei ole õnnelik. Ja need inimesed kalduvad tihti depressioonile. Ja miks see nii on, ongi siis see, et sa oled nagu iseenda hingeteest esiteks kõrvale kaldunud, sellepärast, et sind on kallutatud kõrvale. Ja nüüd, kui sa oled täiskasvanu, siis üldiselt sa saad seda hingeühendust taas luua. See ei ole kuskil kadunud. See tuleb lihtsalt taas aktiveerida. Nii-öelda üles otsida, kuhu see jäi. Seda saab uuesti luua.
kõik on võimalik. Ja siis sul tulevad meelde need anded, sa hakkad nägema ennast täiesti uuest kohast, uue nurga alt, sa tunned ennast elavana, sa hakkad nägema, mida sina tahad ja mida sina ei taha, sa hakkad suutma eristada, mis on sinu ja mis on kellegi teise mõte või tunne või soov või tahtmine siin elus korda saata või kogeda. Sul läheb nagu selgemaks see pilt. Ehk siis see hingeühenduse loomine iseendaga on tegelikult üks baasasju, mida ma soovitaks teha enne üldse, kui sa näiteks lähed, ma ei tea, oma ema haava või oma isa haava iseenda seest tervendama, sest kui sul ei ole ühendust iseendaga, siis see ei pruugi toimuda ka läbi teiste, isegi kui sa püüad. Sest kõik oled sina ja kõik algab sinust. Ja kui sul on see hingeühendus siis lõpuks käes, siis sa tead, kuhu sa pead minema, sa tead, mida sa pead järgmisena tegema. Sest sa saadki minna sellisesse kohta, kus sa lõpuks alistud. Sina oled siis nii-öelda see teekaaslane, oma hinge teekaaslane inimese kehastuses, kes lihtsalt lõdvestub ja hakkab nautima seda mängu siin. Ja sümptomite puhul ka, mida rohkem sümptomeid sul on, seda rohkem on näha väga hästi, kuidas inimene on oma hinge teest kõrvale kaldunud. Tal puudub kontakt enda minaga, enda kesega. Ja sümptomid seda ka näitavad. Sa elad teistele, sa ei ela enda tões, sa ei ela enda väes, sa ei ela enda potentsiaalis.